investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Tere, ilusat jõulukuud Äripäeva raadio kuulajad. Mina jälle siin, Markus Tamm, alustamas järjekordset huvitavat saadet saatesarjast Investeerimisportfell 2030, kus täna istub minu vastas teisel pool lauda doktor, investor ja kaupleja. Tere tulemast saatesse Pinsipõlve nime taga toimetav Karin Ojamäe. Tere, Markus! Mina jõudsin sinu Pinsipõlve blogisse paar aastat tagasi ja mis mulle sealt kohe silma hakkas, oli minule tuttavad StockChartsi skänneri kuvatõmmised, tehnilise analüüsi indikaatorid ja siis ma hakkasin lugema ja nägin, et seal kumas sellist kaupleja mõtteviisi, tõenäosustes mõtlemist, riskihaldust, väga peenet dokumenteerimist. Aga enne veel, kui me sellesse investeerimise kauplemismaailma sukeldume, räägiks sissejuhatuseks sinu taustast. Vaatasin, et sul on väga uhke pikk akadeemiline teekond selja taga, töötad IT-sektoris. Räägi siis lähemalt sellest. Jaa, et kõigepealt pidi minust saama merebioloog. Et ma tegin siis doktori merebioloogias, aga seejärel läksin hoopis tööle IT-sse. No umbes siis sellel ajal ma ka avastasin, et okei, et IT-s töötamine toetab palju paremini tulevikus edukat pensionipõlve ja mulle hakkas see valdkond väga meeldima ja töötan analüütikuna ja olen viimased paar aastat olnud ka BI arendaja ja nüüd siis, kusjuures praegu olen hetkel täiesti töötu. Esmaspäeval alustan uues kohas, et läksin nüüd tööle maakler ettevõttesse jälle siis IT-analüütikuks. Ma tahtsingi tegelikult küsida selle kohta, sa kirjutasid ka, et sa lähed uuele töökohale, siis nende arendus on Tallinnas ja Londonis, nad pakuvad USA institutsioonidele optsiooni ja futuuri kauplemist läbi oma maaklerteenuse. Võid sa selle nime öelda ka, et mis selle firmaga tegu on? Prism FP. Et kui kodulehte vaadata, siis tegelikult ei saa midagi aru, millega see ettevõte tegeleb, et väga lakooniliselt räägitakse, et mingisugused mudelid, mingisugune kvantanalüüs on neil, aga mina olen siis veel puhtalt IT poolel ja teostan siis neid tehnilisi lahendusi, ehitan kauplemisplatvorme, aga äripoolel on siis vastas siis fondihaldurid New Yorgist ja Londonist ja siis nüüd paar päeva tagasi siis jõulupeol kohtusin nendega esimest korda, et väga vägev, et rääkida endiste fondihalduritega, kohe kasutasin juhust, et küsida, mida nad siis oma haldurite aastatel nägid ja need vestlused olid hästi inspireerivad, mind kutsuti New Yorki, kutsuti Londonisse, et igatahes väga põnevad ajad on ees. Okei, mulle kõlab see hullult põnevana, sest ma olen ise mõelnud, et kui oma kauplemise kõrvalt veel teha nagu mingit tööd tulevikus, siis kindlasti võiks see olla seotud sellise institutsionaalse kauplemise, kvantkauplemisega, et saab siis kuulda ja näha, kuidas sul seal minema hakkab ja mida sa seal täpsemalt teed. Kuigi ma saan aru, et sa ei tohi siis ise optsioone ja futuure kaubelda ja minu jaoks oleks hetkel küll see midagi, millest ma pigem ei tahaks loobuda. Ja, et selle pidime nagu paika panema, et millised piirangud mulle siis rakenduvad, kuna neil hetkel on ainult optsioonid ja futuurid, nad lisavad poole aasta pärast ka krüpto oma platvormile, aga 1,5 aasta pärast on neil plaanis siiski lisada ka aktsiad. Ja siis 1,5 aasta pärast ma peaksin nagu siis uuesti läbi mõtlema, et kelle või mille kasuks ma siis otsustan. Et eks siis näis, et 1,5 aastaga võib ka palju muutuda. See on küll natuke raske valik, aga kirjutasid seal ka selle peale ja loen nüüd siis tsiteerin, et institutsionaalsetel investoritel on tõesti eelis väikeinvestorite ees, neil on parem tarkvara, parem analüüs, parem data, parem info, paremad kontaktid, kõik on parem.
millest siis selline järeldus, et mis sa nägid seal või miks sa niimoodi ütled? Ega ma tegelikult ju siiani midagi veel ei tea ja ilmselt ma ei tohi ka mitte midagi rääkida, siis kui ma olen neid asju nagu nägema hakanud, aga ma olen saanud ülevaate nende platvormist IT-arhitektuuri poolest ja see analüütika, mida nad teevad, et neil on terve meeskond selle peale, et see on väga võimas. Et kui ma jõulupeole saabusin paar päeva tagasi neile, siis kohe esimesena nende müügiagent Londonist tõmbas mu kõrvale ja näitas mulle graafikut, mis on nii-öelda nagu turu ära lahendanud jutumärkides, et siis näitas mulle siis nagu põhimõtteliselt 2 kõverat graafikul, kus üks kõver oli sellises langustrendis ja seal olid järsud kukkumised selle trendi kestel, mitmed järsud kukkumised ja siis teine oli see, mis nad olid ära lahendanud, mingisugune mudel, mida nad siis klientidele pakuvad, mis oli pidevas tõusutrendis, ehk siis ta väitis, et väga väikesed nagu riskid ja pidev siis nagu võidu võimalus, et noh, mina nagu eestlasena mõtlesin kohe, et nagu kus see konks on, et sellist asja ei ole olemas, aga noh, nad siis nagu väidavadki, et nii ongi, et näed. Okei, huvitav. Aga kas meil jaeinvestorite kauplejatena siis midagi sinu arvates ka parem on, mingi eelis? Põhimõtteliselt ma arvan, eelist ei ole, aga võib-olla peab olema nutikust, et mina arvan, et jaekaupleja peaks olema siis institutsionaalse investori tuules, et tegutsema tema tuules ja selline on ka minu enda kauplemispõhimõte. Okei, ma ise tooks välja siin 3 asja, mis mina näen, et meil väiksemate indiviididena turul on natuke võib-olla parem on see, et kuna kapital on väiksem, siis on parem likviidsus. Et institutsioonid ei saa tihti teha samamoodi sisse-välja käike ja eriti väiksemad, vähem kaubeldavates aktsiates või varades. Teine asi on see, et kui pole kliente, siis tegelikult ma ise näen, et saab rohkem võtta vahel riski ja sa ei pea seda põhjendama, kui see risk realiseerub või midagi juhtub, on ju. Et natukene selline, et sa ei pea kellegi kätt hoidma ja võib-olla 3. asi on see, et on vabadus kätel istuda, kui sa ei taha midagi teha või ei näe endal võimalust, sest mina olen aru saanud, et institutsioonidel on tihti selline natuke nagu kohustus olla investeeritud ka sellepärast, et kliendid tahavad näha, et nende raha teeb midagi, et kui nemad lähevad nagu langeval turul lihtsalt rahasse, on ju, et noh, siis on see, et aga miks ma oma raha sinu juures hoian või mis sa nendest asjast arvad? Jah, meil on lisaks ka võimalus igal ajal muuta oma strateegiat või lisada neid juurde, et proovida, katsetada ja eksida, et meil on selline vabadus, jah. Aga see, mis sa ütlesid, et neil on mingisugune kristallkuul, mis ainult vara ühes joones kasvatab, see on päris huvitav, seda tahaks näha, kuidas see reaalajas välja mängib, sest üldjuhul, minu kogemusel sellised ka head trendistrateegiad, mis on robustsed siis ja pikaajaliselt töötavad, siis tavaliselt neil ikkagi igal ühel on ka oma mingi kehvem periood. Aga räägime siis eesmärkidest. Lugesin su blogist välja, et oled mures oma pensionipõlve pärast või vähemalt siis olid mures, kui seda teekonda alustasid investeerimismaastikul ja mina olen alati mõelnud nii, vähemalt 20-ndates ma mõtlesin, et okei, see pension on mingi mõttetu asi, mis on ülikaugel ja ma ei pea selle peale absoluutselt mõtlema. Nüüd 30-ndate esimeses pooles ma mõtlen seda, et ilmselt selline asi nagu pension mulle jõuagi kunagi, sest ma ilmselt 30 aasta pärast teen seda sama, mida täna, ehk aktiivselt haldan oma varasid finantsturgudel, aga küsin sult, et milleks muretseda? Mis seal muretseda on siis pensioni peale? See on väga huvitav küsimus inimeselt, kellel ei olegi pensionisambaid, ma tean, et sul neid ei ole, aga ega mina enne 30-ndaid ei teadnudki, et pensioni pärast üldse peaks muretsema, ma ei mõelnud sellele, aga kui ma IT-sse tööle läksin, siis ma sattusin selliste inimeste keskele, kes investeerivad ja siis läks aastake mööda ja ma hakkasin ka ise investeerima ja siis ka pensionipõlve pärast muret tundma. Ja nüüd ma siis blogi kaudu üritan ka oma lugejaid ja fänne iga kuu natukene nii-öelda nagu manitseda, et ikka mõelge oma pensioni peale, et too mingisugust kurba statistikat välja või üritan midagi teha.
või siis niisama ennast nagu paremast küljest näidata, et ma midagi tegin. Et muretsema peaks, sellepärast et reaalsus on tegelikult see, et kui enda pensioni jaoks lisaks ei investeeri pensionisammaste väliselt, siis seda pensionit on ikka väga-väga vähe. Okei, aga räägime sammastest, sul oli seal välja ka toodud 1., 2., 3. sammas või nagu sa hiljuti ütlesid, et pensionisammas on selline iganenud ja nõme nimi, et paneme nimeks 2. ja 3. raketikütus. Jaa, vabalt. Et räägi siis oma see 1., 2., 3. sammas, mis sul seal, mis mõte ja plaan seal taga on, mis seal nendest sammastest sul vastu vaatab? Jaa, et kuna ma viljelen justkui väga erinevaid strateegiaid ja rabelen mitmel rindel, siis ma hakkasin neid igat ühte siis nimetama 1., 2. ja 3. sambaks. Et esimene sammas on minul dividendiportfell, sest sellest ma kunagi alustasin investeerimist. Ma ei ütle, et investeerimisega peaks alustama dividendi aktsiatesse investeerimisega, aga minul niimoodi läks. Ja ma ei tea, kui kaugele ma sellega jõuan, ma ei pane portfelli eesmärke, ja ma ei tea ka seda, millised tootluse ma sealt saan, et kui indeksfondide pikaajaline keskmine tootlus on 8% aastas, siis ma kahtlen, kas ma dividendiportfellis suudan seda saavutada. Tõenäoliselt aktiivse halduse tõttu ikkagi saan vähem, aga mulle meeldib aktsiate fundamentaalanalüüs ja mulle meeldib passiivne tulu ja siis sellepärast ma seda ka teen. Siis minu teine sammas on kauplemisportfell. See on tegelikult, mis saab kõige rohkem tähelepanu minu poolt, aga on kõige väikesem neist, lausa mikroskoopiline konto. Sellega ma alustasin paar aastat tagasi. Alguses läks nagu enam-vähem, et püsisin sinna 0 ümber, aga siis pärast seda on nüüd see ainult kahanenud ja sinna ma ise siis raha iga kuu jooksvalt juurde ei pane erinevalt dividendiportfellist, vaid eesmärk on, et ma leian oma eetsi, kasutan oma strateegiaid ja see konto siis peaks kasvama nagu orgaaniliselt. Ja nüüd ma jooksva aasta olen lihtsalt järjepidevalt seal nii-öelda nagu, öeldakse, et bleed out, et vaikselt nagu konto kahaneb. Ja kuni nii kaugele, et ma pidin võtma appi võimenduse, et ma saaksin üldse positsioone võtta, sest ma ei taha ikka veel ise raha juurde panna, aga kui ma nii kaua, kuni see bleed out veel endiselt kestab ja ta kestab, siis tõenäoliselt üks hetk ma pean seda nimetama blow-upiks. Okei, jah, räägime sellest poolest natuke hiljem, et võtaks ennem selle investeerimise ette. Rääksid dividendi aktsiatest, millega alustasid ja oled öelnud, et enne investeerimisega alustamist sa tegid endale selgeks fundamentaalse dividendi aktsiate analüüsi. Kuidas see siis käib? Kuidas sa siis analüüsid ja valid neid dividendi aktsiaid? Ma valin tugevaid ja igavaid ettevõtteid. Et mida igavam nimi ettevõttel on, seda parem ettevõte. Et ma lugesin läbi mõned raamatud Lynchilt ja ka meie oma Märten Kressilt ja panin siis kokku sellise oma monstrum Exceli, et vaatan siis mõningaid põhinäitajaid ja teatud tüüpi ettevõtteid ma oskan siis analüüsida. Ja teatud tüüpi ettevõtteid ei oska analüüsida, näiteks panku või kindlustusfirmasid, nagu neid ei oska, et need on veidi teistsugused. Aga vaatan siis dividendi aristokraate peamiselt, mis on 20, 30, 40 aastat dividendi maksnud, järjepidevalt neid tõstnud, mis on kasumlikud ettevõtted, millel on suur sularahavaru, kõrge ärikasumi marginaal, et sellised vaikselt kulgevad, et tihtipeale neil dividendi ajalugu on nagu väga hea ja ajas tõusev, aga kui hinnagraafikuid vaadata, et siis vaatad 10 aastat tagasi, et hind nagu väga ei olegi muutunud. Ehk siis see kasv põhimõtteliselt tulebki ainult sealt dividendidest ja sealt aktsiahinnast, et sealt ma ei oota nagu midagi, et ma põhimõtteliselt seda osa üldse nagu ei vaata. Vaatan lihtsalt, et oleks toimiv ettevõte. Okei, aga ei sihi siis nii-öelda selliseid kõrgema dividendimääraga ettevõtteid, vaid pigem tahad näha, et see oleks ajas olnud stabiilne ja kasvav? Mul on erinevad, et mõned on tõesti kõrgema dividendimääraga, et mis jäävad sinna
6% peale ja mõned on siis madalama dividendimääraga, aga kõrge dividendi kasvumääraga. Et kui on 2-korne dividendi kasvumäära aastaselt üle 10% ja nii, et siis ma olen valmis aksepteerima ka madalama dividendimääraga ettevõtteid. Su lemmikaktsia on Tallinna Kaubamaja. Miks? Kas seal on mingi ratsionaalne analüüs taga või see on kuidagi isiklik side? Seal on rohkem armastus esimesest silmapilgust, et kindlasti ta ei ole fundamentaalidelt parim ettevõtte, mida ma näinud olen. Kaubandusvaldkond ei ole üldse eriti atraktiivne minu jaoks. See kaubamajas on mul lihtsalt, see on mu kõige suurem positsioon ja ma olen seda kõige kauem nii-öelda nagu akumuleerinud. Ja seda on hetkel Balti börsil ka minu ainuke positsioon, et mul midagi muud enam ei ole ja sellepärast ka ei ole, et ma vaatan Balti börsi osakaaluga kogu maailma turgudele, mis on hästi-hästi väikene, et ma arvan, et selline proportsioon võiks ligikaudselt peegelduda ka enda portfellis. Nii et ma olen nagu teistest aktsiatest loobunud Balti börsilt, aga kaubamajast veel ei ole, aga võib-olla peaksin ka selle tiibu kunagi kärpima, kui ma USA portfelli ei suuda piisavalt kiiresti üles ehitada. See oli hea mõte, mis sa ütlesid, et tuleks vaadata ka Tallinna börsi osakaalu maailma börsidesse, sest mina olen seal tihti mõelnud, et meile eestlastena tundub siin koha peal justkui ilmselge elementaarne, et paljudel on suurem osa kõik Tallinna börsi ettevõtted, see on ju, et kuidagi kodune tunne, tead neid ettevõtteid, külastad, näed, aga tegelikult on see, inglise keeles on see home country bias, et see on niisugune koduturu eeldus või niisugune psühholoogiline kiiks, et ma olen alati mõelnud, et mine USA-sse kuhugi suvalise Texase osariigi linna, räägi mingile ameeriklasele, et kuule, näe, vaat, see on üks Tallinna börs, kus mul on 90% oma varadest, siis et mõne lääne maailma inimese jaoks on see, et mingi hullu, et peast võet umbes sama, et et kas sa tahaks kuskil Jeemenis on ju investeerida, mitte et ma Jeemenit Eestiga võrdleks, aga võib-olla nii, nagu meie vaatame mõnda muud välisturgu, et sinna küll raha ei tahaks panna, on ju, et peab nagu mõtlema, et kas kõiki riske ühel väiksel turul hoida on mõistlik, aga oled siis öelnud ka, et sa vähendad energiasektori ja Balti börsi osakaalu, sellest Balti börsi osakaalust natuke juba rääkisid, aga mis need sektorid või mis see globaalne haare siis hetkel on, mille poole sa vaatad? Kui ma dividendiaktsia valin, siis ma vaatan, et mul on neid umbes alla 10 ettevõtte, see on lihtsalt selline hulk, mida ma suudan hallata ja et nad oleks enam-vähem igaüks erinevast sektorist. Et peaaegu kõik sektorid ongi kaetud, välja arvatud sealt tervishoiust ja pangandusest, mul finantsist ei ole midagi. Aga kõik muu on olemas ja põhimõtteliselt ongi üks aktsia igast sektorist praegu. Sa oled öelnud, kirjutasid, et dividendi portfelli rahavoog jõuab teatud tasemeni, siis sa hakkad vähendama palgatöö koormust, et mis need tasemed, piirid, eesmärgid sul seal on ja palju siis seda töökoormust peaks vähendama? Muidugi loodame, et see uus tööandja ei kuula seda, aga see on see unistus ja sellest ma rääkisin oma vanale tööandjale, kes ka pakkus mulle seda, et aga võtta reeded vabaks. Aga siis mina nagu tegin kohe peast arvutusi ja leidsin, et võib-olla ikkagi ei ole väga mõistlik. Siis ma olen pannud mingisuguse täiesti suvalise ümmarguse numbri, et kui ma $500 kuus teenin dividendide pluss intresside pluss aktsiate müügituluga, et siis võiks juba rahulikult võtta, see enam-vähem katab ära umbes mu kodulaenu makse või midagi sellist. Aga minu eesmärgid muutuvad pidevalt ajas ja selle eesmärgi ma panin vist kas selle aasta alguses, et ma võib-olla mõtlen selle varsti ümber, et tõstan lihtsalt latti. Et kui uus töökoht on ka tore, et siis võib-olla ei tahagi kohe sealt seal nagu oma koormust vähendada, et pigem just vastupidi, sest et see uus töökoht tegelikult pakub ka seda varianti, et minna äripoolele üle, brokerage'i poolele üle, et rohkem nende fondihalduritega koos siis ühte õhku hingata. Et ma ei tea, kuhu mu elu mind viib, et võib-olla ma varsti ei ole enam IT-analüütik, vaid olen finantsanalüütik.
no väga äge, ma loodan, et nii läheb. Aga ma usun ka, et need eesmärgid ja piirid ajas pigem tõusevad, et see 500 euro või dollari eesmärk, noh, võib-olla mingi aeg on 1500 ja siis on 5000 ja siis noh, et 3 aasta pärast on mingi siuke, et 10 tonni kuus, et siis võib mõelda. Elustandard tuleb ka järgi ja siis 500 enam nagu ei piisa hästi. Aga mingid muud varaklassid, krüpto huvitab sind või? Ainult kauplemise perspektiivist. Okay. Et lühiajaliselt positsioone olen hoidnud. Aga mingeid toormeid valuutasid see... Ei, neid ei ole, et valuutast olen nagu vaadanud, aga ma ei näe väga mingit mõtet, et kõik muu peale dividendi aktsiat oleks, kui ma neid kaalun, siis ka ainult kauplemise perspektiivist. Et. Mulle meeldis see, kui sa väljendasid, et sa salaja heidid, ehk siis sõbralikult vihkad neid, kes võrdlevad aktsiate ostmist kauplustes allahindluste shoppamisega ja minu jaoks oli see naljakas, sest ma sain väga hästi aru, mida sa sellega mõtled ja ma üldiselt nõustun, et kingade või teksapükste ostmine ei ole sama, mis aktsiate ostmine, aga tahad seda mõtet natukene siis avada kuulajate jaoks, et miks sa nii arvad? Ja, et ma vaikselt ikkagi olen julgenud nüüd rääkima hakata, et see on okei, kui sa ostad kallist aktsiat. Et kui aktsia hind läheb ajas üles, et ostsid alguses odavalt, aga siis poole aasta pärast, et kas oleksid nõus ostma 2 korda kallim hinnaga. Paljud ostavad, et ei ole. Aga mina nimetan seda trendiks ja selle trendi peale on väga hea istuda. Ja kui hind läheb üles, siis ostan sama palju juurde. Et on tegelikult ka minu enda jaoks üsna uus põhimõte, mida ma olen sellest suvest püüdnud juurutada ka oma kauplemise strateegiates. Et see on tegelikult olnud selline prooviperiood ja ma olen näinud, kui raske on psühholoogiliselt seda teha. Et hind läheb muudkui üles ja mina muudkui ostan juurde. Ei pea ostma muidugi alati sama palju juurde, osta sellest vähem ja vähem. Aga et kuni siis lõpuks on mingisugune portfelli mõttes siis selline loogilise suurusega positsioon koos, et siis võid hakata juba vaatama, et kus kasumid nagu võtta. Aga et nagu just, et kui poes kui eile müüdi jäätist 1 euroga ja täna müüakse 50 sendiga, et siis kõik tormaksid seda jäätist ostma. Aga aktsiate puhul minu jaoks see reegel ei kehti. Mina vaatan, miks ta on täna pool odavam. See on minu jaoks oht ja ma pigem hoian sealt eemale. Jah, väga hea. Aga kuidas täna investeerimise valdkonnas ennast harid? Loed sa mingeid raamatuid, on mõni huvitav raamat just investeerimisest, mida oled hiljuti lugenud või kuidas siis nii-öelda õpid juurde? Ja mul on päris palju raamatuid pooleli. Lugemist ootab Warren Buffetti Lumepall, aga olen ära lugenud kogu investeerimise nii-öelda kuldvara, mis siis põhimõtteliselt Äripäeva poodides tänaseks ka eesti keeles kättesaadav on, aga ma olen neid juba varem lugenud ja inglise keeles. Ja eks hetkelgi on ilmselt mõned raamatud pooleli, mõned ka kauplemisega seotud raamatud, et viimane, mis ma lugesin, oli Best Loser Wins, mis oligi siis põhimõtteliselt sellest, et lisa juurde, kui su positsioon kasvab ja kui aktsiahind tõuseb, siis lisa juurde ja kui aktsiahind langeb, siis võta riski maha ja müü natuke maha. Esimeses osas rääkisime Karini taustast, investeerimisportfellist ja mõtetest seal ja nüüd teises osas hakkame rääkima börsikauplemisest, mis minule väga teadagi meeldib, rohkem kui investeerimine. Aga räägis, Karin, kuidas kauplemiseni jõudsid, kuidas sa ennast kirjeldad kui kauplejat, et mis stiili sa seal siis viljeled? Ma jõudsin selleni 2020 jaanuar-veebruar, põhimõtteliselt 2019 detsember ma nägin raamatupoes Elderi kauplemisraamatut ja ma mõtlesin, et
pagan, et ma olen nagu kogu aeg tehnilist analüüsi oma elus nagu eiranud, ma ei teadnud sellest midagi, aga ma leidsin, et fundamentaalanalüüsi natuke oskan, et miks ma nagu pööran selja tehnilise analüüsile, et võib-olla on nagu tegelikult seal ka midagi, et ma ei uskunud, et seal nagu midagi, et see mulle üldse meeldib või et ma et ma seda nagu jälgima hakkan aktsiate puhul, aga ma otsustasin, et ma olen avatud ja ma võtan need teadmised endale juurde ja siis 3 kuud lugesin seda raamatut ja siis 2020 märtsis tegin esimese tehingut kuskil seal üsna põhjade lähedal ja esimene aktsia, mis ma võib-olla ostsin, oli Apple, seepärast, et see on lihtsalt kindel igaks juhuks, et kui midagi täitsa metsa läheb, et siis mul on vähemalt Apple käes, et maailma suurima sularahavaruga firma, et midagi ei saa nagu väga hullult minna. Ja ma ostsingi seal märtsi põhjade ajal ühe aktsia kaupa ja siis sain hästi suured tootlused, reaalsummades mingi $15 kasumit või midagi sellist. Ja vaikselt siis hakkasingi õppimas, ma ühinesin Elderi Spike Trade'i grupiga ja vaatasin siis natukene, mis seal tehakse ja kogusin neid teadmisi juurde. Ja siis, ega ma alguses teadnudki, mida ma teen või mis aktsiaid ma kauplen või kes ma olen, ma proovisin kõike, et päevasiseselt kauplesin, hoidsin üleööd, proovisin, mis tunne on. Aga siis ma leidsin lõpuks paar väga head eeskuju maailmast, keda ma jälgima hakkasin ja nii ma siis leidsin enda jaoks sobiva strateegia. Ja üks inimene, kelle ma leidsin, on Kristjan Kullamägi, kes on Eesti juurtega Rootsi treider, noor mees ja tema on siis, ta jõudis eelmisel aastal 100 miljonilise portfellini. Ja ma võtsin tema oma peamiseks eeskujuks, et nii sai minust siis swing trader, ehk ma hoian positsioone 1 päev kuni tavaliselt paar nädalat ja kauplen siis kiiresti kasvavaid aktsiaid, tavaliselt small cap, mis on selle IVM-i indeksi osad ja hakkasin eelkõige kauplema breakout'e, sest 2020 teine pool ja 2021 oli selleks nagu väga hea aeg. Ehk siis ma otsisin aktsiaid, kus ma siis hinnagraafikult näen, et nad on mõnda aega liikunud külgsuunaliselt ja siis seejärel toimub siis selline järsk liikumine kas üles või allapoole. Et mulle meeldib see mõte, et mida kauem on lehm pikutanud, seda suurema tõenäosusega ta tõuseb varsti üles. Nii et väga ilus külgsuunaline liikumine siis viib tihti plahvatuslike liikumisteni ja ma proovisin siis neid kaubelda. Aga sellise tubli tüdruku sündroom on nagu ka mul küljes, et Elderi raamatus siis ma õppisin kohe algusest peale ära korrektse riskihalduse. Ma teadsin, kuidas see käib. Ma olin isegi üsna konservatiivne võrreldes, kuidas ma seda praegu teen. Et näiteks, et kui mul on mitu positsiooni, et siis see risk kokku ei ole üle 6% kogu konto, eks ju, navvist ja et nüüd praegu mul on sellest juba ükskõik, aga ikkagi mõõdan oluliselt riski ja kasutan mõndade indikaatorite abi ka seda teha. Okei, riskihaldusest rääkides, palju siis ühele tehingule riskid kogu oma kontost? See muutub ajas, et kui mul läheb halvasti, siis ma vähendan seda riski. Mõtlen siis praegu on mul 1% konto väärtusest on see risk ja siis kui mul on head ajad, siis ma olen tõstnud seda 2%-ni. Aga neid häid aegu mul väga vähe olnud, nii et mul on peamiselt 1% ja siis läheb keeruliseks, kui ma hakkan juurde lisama. Et siis kas ma tõstan stoppi järgi, kui ma olen juurde lisanud või jätan stoppi paika. Kui jätan paika, on risk kohe suurem, et siis see nagu vajab mul paika loksutamist ja proovin nagu erinevat moodi. Aga sellest 6% rääkisid, ma saan aru, sa kuidagi nagu ütlesid, et sa seda enam väga vist ei vaata, sest see tähendaks seda, et 1%-ga sa saad ainult 6 tehingut võtta, 2-ga ainult 3 korraga lahti hoida. Ja sellepärast ei vaatagi. Sellepärast ei vaata, aga kas mingil määral vaatad, et kui suur see risk kõik kokku tuleb, sest et ütleme, et sa lähed seal ostad 10 erinevat breakouti samal nädalal ja siis nad kõik koos turuga lähevad sinu vastu, selleks oled kuidagi valmis? 2021 midagi sellist võis meenutada küll,
aga mul ei olnud siis valusaid lööke selle tõttu, et valusad löögid olid pigem mingisuguste üksikute rumalate positsioonide tõttu, mis ma olin võtnud hoopis teistel kaalutlustel. Et aga just nimelt, et see 6%, noh, kuna jah, nii vähe positsioone saab võtta, siis ma seda nagu ei jälgi, aga mul tavaliselt praegu, sel aastal mul ei ole kunagi üle 3-4 olnud, et mul lihtsalt raha saab otsa enne. Okei, ma saan siis aru jah, et kui sa kirjutanud oled ka, et sa sihid sellist 30-35% võidumäära, et siis ma saan aru, et see ongi siuke breakout'i või siis läbimurde kauplemisele omane, et sul on see tabavusmäär madal, aga ootad siis oluliselt suuremaid võite võrdluses oma keskmistesse kaotustesse. Mis su selline keskmise võidukaotuse suhe on või millisena sa teda püüad hoida? Keskmine, ütleme, ideaalne võidu ja kaotuse suhe oleks 1:4, siis ma oleksin kasumlik, kui mul on see hit rate 30%. Reaalsuses on see 1:2, ehk siis ma tulen nulli peaaegu või natukene alla seda, tehingutasud juurde, see on kindlalt miinuses. Et eesmärk on jah, saavutada seda 1:4, aga ma hakkasin sellele rohkem tähelepanu pöörama jälle sel aastal, sest 2021 oli lihtsalt nii lihtne, et seal nagu väga ei pidanud arutama ja tõenäosustele mõtlema, aga Excelisse ma panin need numbrid nagu alles sel aastal, sest et ma nägin, et mul ei tööta, eks ju. Põhimõtteliselt see on siis nagu eesmärk, aga ma ei ole seda stabiilselt saavutanud, et on olnud üldse mõned üksikud kuud, kui ma olen see kuu selle saavutanud. Aga kuidas sa seda siis püüad saavutada, seda 1:4, ma saan aru, stopi kasumisihiga või kui sa räägid, et see reaalsuses on 1:2, kas peaks tegelema võidumäära tõstmisega või kuidas sa sellele nagu mõtled, et mis see praegu nagu vajaka jääb, et mida peaks muutma, et saada see statistiliselt siis paika nii nagu su ootus ja eeldus on? Ma ise arvan, et peaks tegelema mitte võidumäära suurendamisega, see on okei, see on mul aastast aastasse 30%, aga siis võitudele juurde lisamisega peab tegelema. Et kui ikkagi on hea trend üles, siis ma ei ole seda enda jaoks ära kasutanud, ma olen alati hakanud riski vähemaks siis võtma. Ja mis ongi siis juhtunud see, et võitvate treidide puhul mul on justkui nagu positsioonide suurused on väiksemad ja kaotavate treidide puhul on positsioonide suurused olnud suuremad, ma lähen nagu täispositsiooniga, taban stoppi ja lähen täisriskiga välja. Aga võitude puhul ma hakkan juba varakult maha võtma ja siis kogu nende väikeste kasumite summa ei tule kokku või ei ületa seda, mis eks ju kaotavate treidide puhul stopiga, nagu, millest ma ilma jään. Aga ta ületaksid siis, kui ma lisaksin võitvatele treididele juurde ja siin sel suve lõpus oli siis selline 2-kuuline periood, kus ma esimest korda seda tegema hakkasin ja õnnestus, et turg ei olnud kõige hullem. Ma kohe nägin tulemusi, see kohe töötas. Et see on tohutult hirmus, et selle asjal, kui ma juurde nagu lisan, sellisel õudsel volatiilsel turul, nagu meil on, et see tunne on selline, nagu sa seisad kuskil kalju serval ja vaatad alla, see on kohutav tunne, aga ma tegin seda, sest muud moodi ma ei õpi ja ma nägin kohe tulemusi. Jah, see on hea mõte, et pigem tuleb teha seda, mis meie inimloomu jaoks on raske ja ei tule kergesti, tavaliselt siis on paremad tulemused. Ma mõtlen, et ma olen testinud erinevaid viise ja jäänud ise selle peale, et ma tõusutrendis ma ei võta maha võitjat osaliselt, aga ma ei pane ka juurde, sellepärast, et mul on lihtsalt palju erinevaid strateegiaid võib-olla, mis natuke kompenseerivad seda tegevust, lihtsalt ma ei taha nagu liiga suureks positsiooni ajada lisatud kapitaliga, et kui ta tõuseb kõvasti, nagu siin eelmine aasta oli, näiteks Nvidia oli mul endal kõige suurem positsioon, ta oli juba nii suur osa mu portfellist, et kui seal trendi sees need siksakid käisid, siis ta liigutas mu kogu portfelli nii palju lihtsalt puhtalt selle 1,5 aasta kasumi peal, sealt 2020 põrkest aprillist maist, ja tipp oli vist eelmise aasta novembris aasta tagasi, et
noh, saad aru, et juba see lahtine kasum liigutus kogu portfelli nii palju, et ma ei kujuta ette, et ma oleks sinna veel pannud oma kapitali juurde. No ma sooviks, et mul oleksid sellised probleemid nagu sul. No eks sellel aastal on mul ka teistsugused probleemid, et nagu sa ütlesid, 2021 oli lihtne, kergem, aga mis mina aru saanud, ega tegelikult ka kogenud kauplejad, nad kasutavad neid häid ja lihtsaid aegu ära, et noh, vaata tihti öeldakse, et pulliturul on kõik kunnid ja siis karuturul nagu näeb, kes seal ujus püksata või kuidas iganes Buffett seda ütleb, on ju, võimenduse kohta, kui ajad muutuvad, aga jah, mulle endale lihtsalt tundub see, et kõik võtavad sellest heast kergest ajast maksimumi, lihtsalt vahe on see, et need kogenud kauplejad tulevad õigel ajal maha, mitte ideaalsel ajal, aga õigel ajal maha, kui turg pöörab, versus siis võib-olla need vähem kogenumad, need jäävad nagu istuma ootama, et see NIO või Coinbase või mis iganes Peloton on ju, et noh, et ta ikkagi peab siit veel minema nagu 100x-i, et see on võib-olla see vahe. Neid õigeid aegu tulebki ära kasutada, ega kauplemine ei saagi olla aastast aastasse ühesugune, sest see lihtsalt sõltub turutujudest nii palju, aga kahjuks, noh, ma olen kuulnud ka edukaid kauplemaid ütlemas, et noh, tõenäoliselt meie eluajal enam sellist aastat ei tule nagu 2021. Aga oled sa jälginud ka, kuidas Kristjan Kullamäel sel aastal läinud on, sest noh, ma kujutan ette tema seda breakout'i strateegia peale mõeldes, et kas ta on lihtsalt vähem kaubelnud ja istunud rahas või nautinud elu või kaubelnud mingit muud strateegiat, sest ega noh, langeval turul neid ülespoole läbimurdeid osta, noh, neid ei ole. Neid ei ole. Neid ei ole, et ta ei kauplegi, et ta on sel aastal lihtsalt reisinud ja ostis endale uue kruiisipaadi ja seda, et ta ei kauple, on näha ka sellest, et ta ei tee live streame, et muidu ta ikka iga päev oli Twitchis olemas, aga lihtsalt midagi ei ole teha, et vahel ta tuleb 5 minutiks, ütleb, et see turg on nii igav, et pole midagi teha, et kuna ta päevasiseselt ka ei kauple, et siis lihtsalt, ja seda ta nagu alati räägib ka oma jälgijatele, et ärge kaubelge, siin ei ole mitte midagi teha, et minge otsige mingi muu tegevus endale. Väga raske tegelikult, mina ei oska niimoodi, et ma kuu aega ühtegi tehingut teen, ma midagi ikka teen. Vahel jah, tagantjärgi tundub mõistlik, et oleks võinud mitte midagi teha või mõni päev tundub, et oleks võinud üldse mitte voodist välja tulla ja ühtegi tehingut peale panna, aga noh, eks selline see kauplemine on. No mul oleks rohkem raha, kui ma ei oleks see aasta ühtegi tehingut teinud, et no, 2 korda rohkem raha oleks umbes alles. Eks see on jah, natuke selline tagantjärele tarkus, millega kahjuks ei ole mineviku põhjal on midagi nagu teha, et tulevikus saab võib-olla aga samas lihtsalt on olnud väga hea võimalus karuturu õppetunnid kätte saada ja proovida, et kuidas see on, et mis siin nagu toimub ja mis siin toimib, mis ei toimi. Seda küll, jah. Sa hiljuti kirjutasid ühe mu natuke teistsuguse päevakauplemisstrateegia peale, et riskitulususe suhe 2:1 on hullumaja ja see on siis, noh, see ongi täiesti teistsugust stiiliga strateegia, mis riskib $2, et teenida $1, aga ta on siis ootuspäraselt kõrge võidumääraga. Kuidas see sulle tundub, miks see hullumaja on? Jah, sest ma ise lihtsalt kunagi ei võtta sellist riski, kui tuluvõimalus on sellest poole väiksem. Jah, ma tean, et sa seletasid selle väga hästi ära, aga seal läks jutt väga tehniliseks ja väga optsioonide spetsiifiliseks, et siis ma lõpuni sellest aru ei saanud. Uuel töökohal õpetatakse siis mulle kõike optsioonide kohta, et ma pean sellest varsti aru saama, et ma kuulan su selgitus uuesti üle. Siis saad mind õpetada. Jah, aga et ma ise näiteks, kui ma riski mõõdan, et siis ma võtan kasutusele, võtan appi ühe sellise näite nagu ATR, mis siis näitab näiteks üle 20 päeva keskmist aktsiahinna liikumisulatust dollarites. Ja ma panen siis stopi mitte kaugemale kui ühekordne ATR. Ja siis vaatan, et ülespoole jääks siis nagu palju nii-öelda puhast ala, et seal ei ole mingeid eelmisi tippe ees ega mingeid suuri liikuvaid keskmisi, et see potentsiaalne tulupool oleks siis kõrgem kui see 1 ATR, et võiks olla vähemalt 4 ATR-i.
et siis ma nagu lähen sisse, ma leian, et see on nagu mõistlik diil, et see võiks olla ärimudel, mis toimib. Võiks. Märkasin su eelarvetabelis, et sul on StockChartsis $35 pakett, mis on siis see 3. kõige kallim, minul on keskmine $25 pakett, sest ma ei näinud, et mul oleks selles suuremas paketis midagi vajalikku, mida kasutada. Mida sa seal StockChartsi 3. paketis siis kasutad, et sul see on? Mis tööriistu sa seal üldse? Ma ei kasuta mingeid erilisi tööriistu. Ega ma ei tea, võib-olla ma olen vale paketti valinud, aga ma tahaksin, et mul oleks üsna market price'i lähedane hinnainfo olemas. Ma kasutan mõndasid tööriistid, aga ma ei tea, kas need on teistes pakettides olemas, et seal on mõned predefined skännid, siis ma käin nagu läbi ja vaatan, et nad on teinud seal mingisugused pullituru jaoks 20-30 erinevat skänni ja karuturu jaoks sama palju skänne ja siis ma näen kohe nagu ühel lehel ära proportsioonilt, et mis nagu turul toimub, kas on rohkem pull-setup või karu-setup. Võib-olla on need nagu odavas paketis ka olemas, aga nüüd järgmiseks aastaks ma tegin endale teen, et ma kasutasin ära selle aastavahetuse soodustuse, et hoian siis $100 kokku aasta tasu pealt. Okei, väga hea. Minul pakkus ka seda eelmine aasta ma võtsin, aga praegu ma olen hakanud nii palju muid tööriistu kasutama, et ma hetkel jätsin endal selle igakuise peale. Sa ei välista, et kauplemisega miljonäriks saamiseks peaks ühe korra konto õhku laskma. Et miks sa nii arvad, et miks see vajalik on, et konto õhku lasta? See on lihtsalt sellepärast öeldud, et ma näen, et see on inevitable kuidagi. Ma triivin sinna poole ja see on selline kosk on nagu ees ja ma olen varsti sealt alla kukkumas, et kõik head kauplejad, keda ma usaldan ja keda ma loen, nad ikka on rääkinud, et 2-3 korda tuleb see blow-up teha, et siis on nagu aru saadud, et mis toimub. Et ma ise nagu arvan, et ma olen päris palju asju kohe algust peale õigesti teinud ja by the book, aga ikka on raske. Et... Minul on jäänud lihtsalt mulje, et see konto õhku laskmine tavaliselt ikkagi tehakse siis mingi väiksema summaga, et sul on neid kontosid rohkem kui üks või siis sa tõesti alustadki nagu väikse summaga töö kõrvalt ja võib-olla siis võtadki vastutustundetult riski või kasutad liiga suurt võimendust või mingisuguse suure võimendusega instrumente, millest sa täpselt aru ei saa, nagu näiteks optsioonid või futuurid. Et aga kas sa arvad, et investor siis näiteks, kes ostab igavaid dividendi aktsiaid, kas tema peaks ka korra portfelli õhku laskma, et ma püüan nagu leida seda põhjust, et mis nendest kahest nagu erinev on, et miks ma ei või kauplejana lihtsalt läbi kauplemismetoodika samamoodi varasid kasvatada võib-olla natuke volatiilsemalt ja suurema tootlusega kui dividendiportfell, aga kas see riskivõtt või see vastutustundetu riskivõtt ja õhku laskmine peab nii erinev olema investeerimise ja kauplemise vahel? Jaa, ei pea, see on päris hea mõte. Ma arvan jah, et võib-olla kauplejatel on see natuke ka nagu uhkusasi öelda, et ma olen 2 korda õhku lasknud, et siuke hea sõnakõiks. Kui dividendinvestor seda ütleks, siis kahtlemata mina vaataksin seda, et okei, ta teeb midagi valesti, sest see ei peaks juhtuma dividendi aktsiatesse investeerimisel, aga kauplejatel see juhtub, ma arvan just sellepärast, et hüpatakse pea ees sisse ja lihtsalt proovitakse ja mängitakse. Gamble, et ei süveneta tegelikult, ei teata, mis on edge ja millega nad üldse selle tegelevad, et sellepärast see lihtsalt juhtub. See on nagu teine asi, ja sellepärast võib-olla kauplemisel on natuke selline negatiivne maik juures või selline, et pigem ei soovitata tegeleda, et justkui investeerimises on normaalne saada seal 7-10% aastas, on ju vaikselt varasid kasvatada, aga kui sa oled kaupleja, siis kauplejana sa pead nagu miljoneid teenima ja kõik nii edasi, lambosid ostma ja jahte ja asju, aga millest nagu see eeldus või ootus, et miks ei võiks kauplemisega lihtsalt 7-10 asemel teha 20-25% pikaajalist aastatootlust ja nautida elu kõrgema tootlusega lihtsalt. Ja mina olen sama asja mõelnud, et
kui üks minu eeskuju, talt küsiti kunagi, et mis eesmärgi sa paned, et kui palju sa aastas tootlust tahad oma kauplemisportfellis saada, siis ta vastas, et 18% võiks olla miinimum ja siis mina nagu algaja kauplen mõtlesin, issand, nii vähe, et umbes midagi sellist võiks niisama investeerides teenida, aga et kauplemisel on minu meelest see potentsiaal ikka palju-palju suurem, et sellepärast ma pühendan ka sinna kõige rohkem tähelepanu, ma usun ise sellesse kõige rohkem, põhimõtteliselt see tähendab, et ma usun endasse. Et minu meelest, kui ma nagu mõtlen, et minu 3 sambast, et kus esimesena 1 miljon nagu kokku tuleb, siis see võiks olla ikkagi kauplemisportfell ja siis teisena seal päris pensionisammas, et 3. pensionisammas ja siis võib-olla kõige viimasena dividendiaktsiad, et minu meelest on see väga õige, et ma olen nagu sinu põhimõtetega väga nõus selles osas. Oled mänginud ka mõttega hüppest hakata elukutseliseks kauplejaks, kui sa täna sellele mõtled, mida selleks vaja oleks? Ma rääkisin paar kuud tagasi ühe mehega Eestis, kes on sellise väikse ettevõtmise Laki tänaval üles seadnud. Ta kutsub endale kauplejaid ja et lähedki õhtul sinna, istud paar tundi, ta annab sulle algkapitali ja siis pooled kasumid saad endale jätta, pooled jäävad talle. Ja ma mõtlesin nagu päris korralikult selle peale, et kas ma tahaksin teha, et see olekski siis nagu lisatöö pärast põhitööd õhtuti teha, et päris nagu tore. Põhimõtteliselt ma ütlesin siis ei lihtsalt sellepärast, et ma mõtlen iseenda potentsiaali peale, et ma nagu kauplen enda jaoks, et ma ei pea kellelegi pooli oma kasumeid ära andma, et saan kõik endale jätta ja kõik kahjumid saan ka endale jätta ja ei pea kellegi ees nagu vastutust kandma. Aga lõpetuseks äkki lühidalt räägid ka sellest, et hiljuti alustasid koos mikroinvestori Mariniga uut podcasti Räägime rahast. Kellele see siis suunatud on ja mida sealt võiks oodata? Podcast on suunatud kõigile, ausalt öeldes. Me alustasime lihtsalt päris algusest, et räägime, kuidas ise investeerimiseni jõudsime, mis seisus me olime ja naudime põhimõtteliselt lihtsalt rahast rääkimist ja püüame kummutada siis seda müüti Eestis, et rahast rääkimine on halb, oma sissetulekutest rääkimine ja oma varadest ja lisatuludest, et proovime seda teha hästi läbipaistvalt ja sellega nagu siis eristuda. Ja kuulajad, kes Karini tegemistega tahavad ennast kursis hoida, siis pinsipolv.wordpress.com on see blogi aadress või lihtsalt guugeldada pinsipõlv. Aitäh, Karin, saatesse tulemast, oli väga meeldiv vestlus. Aitäh kutsumast! Selline oli järjekordne saade Saatsarest investeerimisportfell 2030, kus täna oli mul saates külas Karin Ojamäe, mina olen saatejuht Markus Tamm. Kuulmiseni!